Tere! Kommenteerides meie nädala peatüki alguses olevat salmi ja sina käsi Iisraeli lapsi, et nad tooksid sulle valgustuse jaoks puhast tambitud oliiviõli lampide alaliseks ülesseadmiseks, ütlevad juudi targad, et templis kasutati 3 sorti õli, kuid templi valgusti menoraa jaoks sobis ainult esimest sorti õli. Kõik Tooras kirjeldatu kehtib ka inimese vaimse elu ja Jumala teenimise puhul, eriti kõik, mis on seotud templi ülesehitusega ja selle sees olevate riistadega, kuna ka iga inimese hinges asub väike tempel. Tooras on 3 aspekti: vesi, vein ja õli. Toora avatud osa, kirjalik Toora, Mishna ja Talmud on seotud veega, Toora saladused, kommentaarid veiniga ja saladuste saladused, Kabala ja Hasidut õliga. Kui valada õli veini sisse, siis see püsib pinna peal, mis näitab, et õli asub kõrgemal tasemel kui vein. Õli erineb veest ja veinist ka selle poolest, et vesi ja vein alati püsivad seal, kuhu neid valati. Õli aga imbub igale poole sisse. Kui õli satub ühte kohta, liigub see sealt edasi kõikidesse muudesse kohtadesse, mis on selle kohaga ühendatud. Sama kehtib ka Toora õppimise puhul. Kui inimene õpib Toora avatud osa, siis tema ja Toora jäävad eraldiseisvateks asjadeks. Kui inimene õpib Toora sisemist osa, saladuste saladusi, pääseb Toora inimese sisse ja nad muutuvad üheks tervikuks. Teisest küljest, kui Toora avatud osa on seotud inimese intellektiga, siis see jätab ruumi inimese egole. Inimene võib õppida Toora avatud osa ja ikkagi jääda egoistiks. Toora sisemine osa on seotud jumalikkusega, mis ei jäta egole ruumi. Läbi Toora sisemise osa õppimise muutub inimene paremaks, altruistsemaks. Kui kätte jõudis aeg valmistada ilmutusmaja riistu, nende hulgas menoraad, tekkis Moosesel raskus. Ta ei teadnud, kuidas valmistada seda ühest kullatükist. Selle kohta ütles talle Jumal, et Mooses peaks viskama kullatüki tulle ja valgusti tuleb ise tulest välja. Arusaamatuks jääb see, mille poolest erines menoraa kõikidest ülejäänud ilmutusmaja riistadest. Kõik ülejäänud riistu oskas Mooses valmistada, aga menoraat mitte. Seda enam, et Mooses on juba näinud menoraa kuju Sinai mäel ja teadis, kuidas see välja näeb. Selleks, et antud küsimusele vastata, peaks kõigepealt aru saama, kuidas juudid ehitasid ilmutusmaja kõiki selle sees olevaid riistu. Selleks võtsid nad kulda, hõbedat, vaske ja muid materjale ehitasid füüsilisest materjalidest Jumalale kodu. Tekib küsimus, kuidas füüsilistest materjalidest on võimalik ehitada Jumalale kodu. Jumala kodu saab ehitada läbi vaimse tegevuse, Toora õppimise, palvetamise, hea tegevuse, kui mitte füüsilistest materjalidest. Teisest küljest on teada, et Jumala ilming templis on olnud kõrgemal tasemel kui kõige kõrgematest vaimsetes maailmates, kus leiab ennast ainult jumaliku valguse peegeldus, kui mitte Jumala olemus. Jumalikkus ilmub meie füüsilises maailmas mitmel viisil. Esimene on see, kuidas jumalikkus ilmub looduse seadustes. Teine, kuidas jumalikkus elavdab kogu maailma. Ja kolmas, kuidas Jumal tühistab looduse piiranguid, mida ta ise pani paika. Seda kolmandat taset on võimalik näha templi kõige pühamas osas, pühade pühas, kus asus seaduse laegas, mis oma suuruse poolelt ei saanud pühade pühasse mahtuda, aga mahtus. Ilmutusmaja ehitusele eelnes Jumala käsk Moosesele. Ütle Iisraeli lastele, et nad tooksid mulle tõsta lõivu. Järelikult kõik füüsilised materjalid, mida juudid tõid ja kõik riistad, mida nad on nendest materjalidest ehitanud, on algusest peale olnud pühendatud Jumalale. Ja tänu sellele said juudid, kelle hing on osa Jumala olemusest, avada füüsilises maailmas Jumala olemust ja ühtsust ning ehitada füüsilistest materjalidest Jumalale kodu. Tänu sellele on võimalik aru saada, miks menoraa valmistamine oli Moosese jaoks nii keeruline. Menoraa on tehtud kullast, kuid selle ülesanne on valgustada pimedust ja olla tunnistuseks kogu maailmale, et Jumal viibib keset juudi rahva. Mooses ei saanud aru, kuidas sellist tunnistust on võimalik valmistada kullast, füüsilisest materjalist. Selle kohta vastas talle Jumal, et inimene ei saagi ise sellist asja saavutada. Seda saab teha ainult Jumala abiga. Kuid see, mida inimeselt nõutakse, on võtta kullatükk ja visata see tulle. Niipea, kui inimene viskab kullatüki tulle,
teeb sellest Jumal menoraad, mis hakkab valgustama kogu ilmutusmaja. Kui inimene otsustab, et ta soovib luua kogu oma varast Jumalale kodu, ütleb talle Jumal, et ta peaks võtma kulla, kõige väärtuslikuma osa tema varast, ja tegema sellest menoraad. Jumal ütleb inimesele, mul ei piisa sinu toora õppimisest, sinu palvetusest, sinu heategevusest. Soovin, et ka oma materiaalsest varast teeksid mulle templi. Ise sa sellega hakkama ei saa, seda pean tegema mina, kuid see, mida sina pead tegema, on viskama oma kulla tulle, mis põleb sinu südames, ja siis ma ehitan sinu hinges templi, mis hakkab valgustama kogu maailma ja olema tunnistuseks, et Jumal on sinuga. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist!